you heading in the right direction? You can sprint. You can hustle. But with so many options, how do you know where to go? Trust your gut. It's not just a reflection of your health. It's what's driving it. Like your fingerprint, your gut is one of a kind. And it's trying to tell you something. Introducing the next generation of gut health testing, a home health blood spot test that reveals 5 science-backed biomarkers into your gut's unique functions, giving you the directions to find your own path. Test. Don't guess. From the pioneers of test-based, personalized nutrition, Zinzino. Inspire change in life. Kas kellelgi on kõht tühi? Kas kellelgi on kõht väga täis? Kas kellelgi on pea tühi? Aga kas kellelgi on pea igasuguseid mõtteid täis? Väga tore, erinevad variandid. Mulle väga meeldib see saal. See saal on nagu mikrobioom. Erinevad värvid, erinevad inimesed, erinevad elusorganismid nagu teie. Väga muljetavaldav on siit vaadata. Tänase teema olen ma kokku pannud tänu nende inimeste abile. Jah, ma olen neid kuulanud, nende raamatuid lugenud, nendega arutanud ja nende sõnu selles ettekandes kasutanud. Me räägime siis mikrobiomi seisust, seede tervise seisust, me räägime seostest, me räägime unikaalsetest võimalustest, mida me saame enda kohta teada ja ma usun, et te saate kõik rohkem aru, mis toimub teie imelises kõhus. Ja et need küsimused, mis ma küsisin, ei ole juhuslikud teie hetkeolukorra kohta. Minul küll natukene keerab täna kõhus, aga see pidi olema alati esinemise puhul hea märk. See tähendab seda, et sa elad veel, et sul on emotsioonid, et sa tunned. Seedeelundkond algab sellel hetkel, kui te pistate midagi endale suhu. Suust kuni väljutamiseni toimub see. Seega, siin on kenasti näha, kui pikk on toiduteekond ja nii kiiresti, nagu siin pildil see asi ei tööta. See võtab palju rohkem aega. Mul on väga hea meel, et koolis räägitakse seedesüsteemist, nagu Mait ütles. Aga meditsiinis ja tegelikus elus räägitakse sellest üha rohkem, aga me teame sellest siiski liiga vähe. Ja me kindlasti vajame rohkem informatsiooni, et seda kõike teada. Õnneks olen mina sattunud ja teie olete sattunud võib-olla kokku võimalusega analüüsida, kas siis teha kakaproovi läbi endale test või siis kasutada Zinzino balance testi. Ja sellest testist ma täna rohkem räägingi, kuna see on unikaalne, fenomenaalne, mida rohkem ma nende inimeste lugusid kuulasin, nende teadlaste publikatsioone lugesin, seda rohkem ma sain aru, et ma olen nagu miljoni võidu lähedal tegelikult. Kui ma suudan selle asjaga siin kõik korda saada, siis ma olen praktiliselt lisaks rakutervisele nii fenomenaalselt korras, et ise ka nagu ei usu, et see soolastik on nii oluline teema. Ja ma katsungi selle rääkida täna lihtsalt ja arusaadavalt ma vähemalt loodan, et see mul õnnestub. Seega, Zinzino on välja toonud olulise teema, et seedetervis, funktsionaalne tervis on väga oluline. Ja kui me nägime alguses siin seda elupäästvat balance testi ja arusaamist, et meil on rakumetabolism korras, siis nüüd me räägime seedetervise metabolismist. Ja need mõlemad on unikaalselt tähtsad meie funktsionaalse tervise jaoks. Oi, ajupilt on. Nüüd te kindlasti mõtlete, et
et mul on midagi sassi läinud. mul on aju, seesama, mis meil siin on meie kõhuga väga seotud, see on kuskil 1,5 kilogrammi ja mehed, te juba kindlasti nägite selle hea pointi ära, et teie aju on raske. ma ei tea, kas see ka hea märk muidugi on, teil on rohkem õli vaja selleks, et seda tasakaalustada, teil on rohkem tegusid vaja selleks teha, et see hästi töötaks. ma ei lugenud välja, kas see raskem aju ka nagu targem on, ma vähemalt ei tea seda aga lootus on, kui kasutada piisavalt õli, väärtuslikke toite, siis kindlasti. ja aju on siis, nagu te nägite, kuskil 1,5 kilogrammi keskmiselt ja meie soolestik, kui ta on täitunud toiduga, võib olla isegi 5 kilogrammi. ja soolestiku all, millest ma täna rohkem teile räägin, ma ei räägi kogu seedetervisest, kõigest sellest, mis suust läheb ja välja tuleb, vaid ma räägin sellest, mis on peensool, jämesool ja mikrobioom. ja kogu see mikrobioota, meis elav ökosüsteem ja aju, meie tööriist on omavahel tihedalt seotud. ja eestlased on hästi targalt öelnud, et armastus käib kõhu kaudu. tõepoolest, kui siin on asjad hästi, siis meil on fenomenaalne võime tunda kõiki emotsioone, tunda ennast hästi õnnelikult ja see peab paika absoluutselt ka üldise tervise mõistes. seega, eriline motivaator elus ja armastusele, mis on kõige ülevam vorm üldse, et me oleksime õnnelikud ja terved, on vaja enne mikrobioom saada tasakaalu. ja selleks funktsionaalseks mikrobiomiks on vaja meil erinevaid elujõulisi baktereid, probiootikume, millest me ka räägime rohkem, prebiootikume, mis on kiudained ja meie kõhus peab olema kodurahu. seal peab olema kõik õnnelik elukeskkond, õnnelik abielu, õnnelik kooseluvorm, õnn on väga tähtis, rahu ja parasümpaatiline elustiil, hea une ja liikumisega. kõik need sellised mõnusad klassikalised tervisliku eluviisi üldised soovitused on täpselt sellega seotud. ja loomulikult on meil vaja erinevaid metaboliite, millest ka me kindlasti rohkem räägime ja mida me saame ka palju fermenteeritud toitudest. seega, kui tahate tunda armastust, siis mõelge, et me peaksime tegelema kõhuga. kui armastus on elus ära kadunud, sööme paremat toitu, ehk tuleb tagasi. nii, mikrobioom. Mikrobiomis on meil 2 olekut. seal on kas sümbioos, kus on kõik külluses ja armastuses, kus on erinevaid baktereid ja seal on mitmekesisus ja siin on oluline see, et oleks funktsionaalne see kooselu neil. ja düsbioos on siis tasakaalustamata, kus on väga vähe erinevaid koostuseid, erinevaid baktereid ja kus ei ole siis sõbralikud suhted. siin on erinevaid terviseriske välja toodud, mis võib juhtuda, kui on üks või teine variant teie mikrobiomis. ja kindlasti kohe, mida rohkem on erinevaid funktsionaalseid baktereid, on see tervist toetavam ja see on nagu roheline värske muru, mida on kastetud, kus elavad lilled, liblikad, putukad, kõik õnnelikult koos ja kõik tärkab ja annab teile ainult seda rõõmu ja elujõudu juurde. ja teine variant, mis on düsbioos, tasakaalustamata soolestik, on selline kuivanud, laikudega, kuivale jäänud, selles mõttes, et ei ole kastetud, seal ei ole piisavalt erinevaid eluorganisme, see on selline hale vaadata. ma päris palju näen seda, kusjuures Hispaanias käies, et tegelikult need alad, mis on kastmata, eks ju, siis need on tegelikult siis kuivale jäänud. ja need on ohtlikud meie tervisele, et hakkavad vaikselt toimetama siis meie elustiili haiguste kasvu suunas kahjuks. meie mikrobiomile lisaks tänane teema on see, et peensool ja jämesool mikrobioom on erilise luubi all. ja see test, millest siin meil on õnneks õnne kogeda, praegu Gut Health test, mis tuli just oktoobris Oslost, presenteeriti ja sellega on nii palju aastaid töödeldud, näitab ära selle, kas meie soolestik ehk siis peensool, jämesool ja mikrobioom on funktsionaalsed. siin ei ole tähtis see, et kui palju meil erinevaid baktereid on, see on oluline, aga see ei ole kõige tähtsam on see, mis siin toimub.
kas see, mis meie kõhus toimub, on meie jaoks piisav ja kas see töötab meie kasuks. Tundub loogiline, et kas kõik saavad intressi, eks ju, kes meie sees on. Seega, läheme siis funktsionaalse meditsiinilise lähenemise juurde, sest see hindab soolt ja mõtteselgust. Doktor Helen Nõsniga vesteldes ma sain teada seda, et meie tänapäeva meditsiinis, kui näiteks kellelgi on meeleoluhäired, siis ravitakse koheselt seda meeleoluhäiret. Ehk antakse siia ravimit, antakse siia antidepressanti, muid ravimeid, aga sellega see arst ei tegele. Ja kui inimesel teadlikkust ei ole, siis ta meeleolu küll paraneb, ta võib-olla saab edasi funktsioneerida, aga siin on ikka probleem. Ja võib juhtuda nii, et ta kukub jälle sinna samasse auku, kui ta midagi ei muuda. Sellepärast ongi soolestik niivõrd tähtis. Kuna kõiki aju virgatsaineid, neurotransmittereid toodetakse soolesüsteemis ja me ei taha neist mitte millestki ilma jääda. Need kõik on meie õnneliku elu jaoks üliolulised, et neid toodetakse. Samamoodi unehormoon ja kuskil 75% rahvastikust vaevleb uneprobleemidega. Ja see test aitab hästi palju aimu saada, miks see nii võib olla. Aga nagu te ilmselt juba isegi mõtlete, et siin peab olema mingi loogiline seos, et ma räägin ajust alguses ja siis ma räägin korraga siin olevast peensool, jämesool ja mikrobioom. Jah, nad on omavahel ühenduses. Ja nad ei ole lihtsalt ühenduses, me mõtleme, vaid neid ühendab reaalne uitnärv, vaagusnärv, heal lapsel mitu nime, soole, aju, telg, eesti keeles öelduna. Ja uitnärv ongi siis peamine sidekanal soolestiku ajuteljel ja sealt liigub meile soolestikus siis üles, alla, igatepidi see informatsioon. Kindlasti võib tekkida teil küsimus, et kust see informatsioon tuleb, et kust ta alguse saab, tegelikult ei teata. Kas siis kõhust tuleb aju, igatepidi nad omavahel liiguvad siin. No näiteks, lihtne näide, kui praegu kellelgi on puhitustunne, tahaks lasta kõhutuult näiteks, siis teie aju ütleb selle peale, oi, sinu konverents praegu ei sobi, pärastpoole kannata ja teil juhtubki see asi, et ei lase seda. Kui teil tuleb number 2 soov praegu näiteks peale, siis jälle aju ütleb, et kannata. Praegu me oleme sulgurlihase kõvasti kinni, et siit ei tule midagi välja. Aga kui te kõht koriseb, seda aju ei saa nagu ära keelata teie kõhukorin võib kosta isegi see lavale, muideks ei kuule praegu. Aga see, saate aru sellest mõttest, eks ju. Et aju ja soolestik teevad koostööd, aga kus täpselt signaal tuleb, seda alati ei saa kindlaks öelda. Aga meie soolestiku seisund mõjutab otseselt, missuguseid mõtteid me mõtleme, et mis meile siin ajus siis toimub. Ja samamoodi, missugune on meie immuunsustase ja kõik see edasi-tagasi informatsioon on uitnärviga seotud ja hästi-hästi oluline. Ja samamoodi siis, et uitnärvist veel rääkides, et ta on selline ilus, ta ulatub igale poole laiali, ta ei ole üks selline toru, mis käib üles alla, vaid tal on ka siis nagu siirded ja võra, nagu ilus puu, ütleme niimoodi, nagu ma olen kuulnud sellist näidendit, igale poole meie kehas ja ta ulatub meie organite juurde ja organid saadavad sinna ka impulsse. Seega me saame öelda, et see on üle terve meie keha ja saadab igale poole siis signaale. Ja kui uitnärv on ka keha rahunemisnärv, siis te võib-olla olete kuulnud, et tehakse uitnärvi selliseid protseduure, rahustav hingamine, meelerahuruum, kõik sellised parasümpaatilised võtted on uitnärvi stimuleerimiseks väga olulised. Ja tõepoolest, et ülioluline telg on siis meie sees ja see test aitab ära hinnata siis missugust informatsiooni üles-alla meie uitnärv saadab. Ja nüüd asja juurde, et test ise. Kui paljud siin saalis olijatest on teinud selle analüüsi? Väga muljet avaldav, sest Eestis ei ole nii palju tehtud, kui on tehtud balance test, mida on tehtud 1,6 miljonit. Ma isegi täna ei vaadanud hommikul, et kui mis sealt tänane skoor on Gut Health testil, aga vist kuskil 10 000 ligi. Seda saab muideks vaadata. Ja see on hästi lihtne, selles mõttes, et samasugune vereanalüüs, et ei pea kartma kakaproovi pärast, eks ju, et seda on ebamugav teha,
näpuotsa veri, aga see erineb natukene siis teistest testidest, et seda peaks tegema rahuolekus ja soovitavalt siis 10 tundi söömata ja joomata. Ja enne testimist ei ole mõistlik teha ekstreemsusi, seda tuleks teha tavalises olukorras. Et kui teil on just maraton selja taga, mingi ärevad olukorrad, ma ei tea, peretüli või lihtsalt olete üliõnnelik, saite just abiellumisettepaneku, siis see kõik mõjutab meie meeleolu, meie virgatsaineid ja nii edasi, et seda ei ole mõtet teha väga irutanud olekus. Ja loomulikult ka pidutsemine, alkohol ei sobi ja peale seda, kui te olete hommikul, soovitavalt hommikul selle analüüsi teinud, lasta tal siis kuivada 10 minutit ja siis ära saata teda labtrain.eu kaudu Vitase laboratooriumi, Norra laboratooriumi poole teele või siis saadab ära inimene, kes teile seda testi teeb. Väga lihtne ühesõnaga ja 3 nädala pärast saate vastuse ja see on hästi tähtis, kui te vastuse saate, et mismoodi te loete seda. Oi, see testikeskkond on nii põnev, kõik need teadlased ja on seda juba mõtestanud ja rääkinud. Lugege see kõik läbi, seal on nii palju soovitusi, aga ma üritan täna rääkida siis lihtsalt, mida see test näitab. Omamoodi, nagu lihtsamalt seda välja võtta. Ja miks üldse seda testi teha? Usun, et te olete juba aru saanud endale selle, kes on teinud, need on saanud tulemused, aga miks teha sellist testi? Sest teil on vaja teada ilmselgelt oma tervise kohta, kui see teid huvitab ja ma ei tea ühtegi inimest, keda päriselt tervise ei huvita, seda, mis on teie mikrobiomi funktsionaalsus. Mitte seda, kui palju erinevaid baktereid on, mitte seda, mis te arvate seal olevat, või tegelikult see test näitab ära, kas see kõik, mis teil siin toimib, toetab teie südant, aju, meeleolu ja kõike, üldtervist ka. Ja kohe siis vaatame lähemalt seda. Kas see tundub teile põnev? Tore. Esimene indeks näitab ära siis üldise skoori kõikidest näitudest. Ja sellel inimesel siin on väga hästi läinud, see on tema esimene analüüs, üldine skoor on väga kõrge. Nii et ei pea olema skoorid madalad. Siis siin on siis soole tugevus, saame hinnata. Seda sama saame ka hinnata, kuidas siis uitnärv, siis, kas ta on tugev, kas ta lekib, kas teie soolestikus on lekkeid, et üldine soole tugevus. Immuunainevahetus ja seda, kas teil on piisavalt mikroobe. Kui mikroobe ei ole piisavalt, siis ei saa see gut health indeks ka väga kõrge olla. Ühesõnaga ta näitab ära kõikide funktsioonide sellise keskmise näidu ja siin on nagu väga hästi läinud. Kui juhtub niimoodi, et need näidud ei ole nii suured, et siin on mida suurem, seda parem, siis juhtub nii, et teil tulevad ka soovitused ja soovitusi saab kindlasti väga teraselt saab lugeda ja neid mul soovitan väga teraselt ka jälgida, mitte ainult lugeda, kindlasti ka teha neid. Et tuleb suurendada kiudainete tarbimist, fermenteeritud toitude tarbimist, mis on siis hapendatud, kääritatud toidud ja polüfenoolid ehk marjad, köögiviljad suurendada, omega-3 rasvhappeid, seda, mida siin valati just kanistrist, eks ju, Viktorile suhu, et saada seda. Ja tuleb teha toetavaid liikumisi, toetavaid tegevusi ehk liikumist, und parandada, toitumist parandada ja viia ennast parasümpaatilisse närvisüsteemi. Väga olulised. Järgmine, mida ma olen siin ära toonud, on see, et siin on sellised asjad nagu plussid. Vaata, neid ei ole meie testikeskkonnas. See tähendab seda, et see on positiivne näit, IPA tase on väga positiivne näit. Mida kõrgem ta on, seda parem. Ja see näitab ära selle, kas teie seedetervis on väga hea või on teie üldtervis väga hea. Mida kõrgem näit, seda parem on ka teie tervis, mitte ainult seedetervis, et see on unikaalne näit. Ja see näit on siis ka seotud teie soolebarjääriga, kas ta on terviklik ja siis selline ei leki ja kas seal on kärsku ka siis oksüdatiivne kaitse, ehk ta ei ole ka siis kahjustatud elustiili pärast
ja ei ole nii-öelda roostetavas positsioonis, vaid ta on selline mõnus, haiendav. Ja seda näitu saab ainult siis kõrgelt hinnata, kui teil on piisavalt soolesti baktereid saadud toidust. Seda mitte kuidagi meie inimese rakud ei tooda, seda toodavad ainult soolestikubakterid toidust. Ja jällegi me jõuame mille juurde? IPA vajab häid naabreid ja mikroobe, erinevaid funktsionaalseid tootjaid, et olla heal tasemel, ja tal on ülioluline ühe bakteri olemasolu, mis tavaliselt inimestel on, kes söövad köögivilju, mida me saame natuke mullasamast porgandist, mida me saame juurde, võite uurida seda, ja enamus inimesega IPA tase kõrge on olemas, see me peab kuskilt mõõtma seda bakterit. Ja see mingi tähendab seda, et te olete söönud piisavalt erinevaid looduslikke asju, et see IPA tase saab olla kõrge. Nii, järgmine näit on mikrobiomi immuuntugi ja siin jällegi, nagu te näete, on sinna plussid ja miinused. IPA on see positiivne, te juba teate, et see on seedetervise ja üldtervise positiivne näit. Ja küneariin on siis selline asi, mis on stressi ja põletiku näit. Ja need näidud omavahel on suhtesse pandud ja mida suurem see, kõrgem see tase on, seda parem on. Ja sellepärast, et kui IPA-t on rohkem, ehk seda kasulikku on rohkem, siis küneariini ei saa olla nagu ülekaalus. See on nagu see põhimõtteliselt, mina tegin selle asja endale selgeks, see on nagu see oomega-6 ja 3 suhe. Et praegu võiks mõelda niimoodi, et oomega-6 on see küneariin ja oomega-3 on IPA, ja kui te saate aru, et oomega-6 on liiga palju, siis oomega-3 ei saa domineerida. Et see tähendab, see suhe tuleb viia tasakaalu. Võib-olla see on kõige nagu mõistetavam inimestele, kes on balance testiga tööd teinud. Ja tuleb siis tõesti seda IPA keskkonda muuta väga heaks ja selleks on just lihtne see, et me muudame paremaks oma toitumist ja vähendame ultratöödeldud toite ja loomulikult süsivesikuid tärkleseid, millest palju ühiskonnas räägitakse. Et päris toit on see, mis toetab ja siia tuleb juurde ka valk. Et valk hakkab ka siin nagu domineerima nendes näitudes. Ja väga hea soovitus on lõpetama mikrofloora narritamine patupäevadega ja süsivesikute preemiatega, et tegelikult need viivad teie mikrobiomi täiesti sassi. Nii kui te hakkate, teete oma korralikku toitumist ja siis teil on sinna tervislik dieet ja siis te lähete sinna patupäevadesse, sest mikrobioom tegelikult ei saa aru, mida te nüüd lõpuks teete. Pigem võiksite hoida sellist ühtset fooni, et signaal on muidu vale. Nii, ja nüüd me jõudsime järgmise näiduni, mis on 2 positiivset näitu. IPA ja tryptofan mõlemad on positiivsed näidud, nad on pandud omavahel suhtesse. Ja siis siin on niimoodi, et kuna me saame tryptofani, me on siis aminohappena, saame vaittoidust ja tema aitab meil siis toota serotoniini ja melatoniini, siis nende omavaheline koostöö ja suhe annab meile märku sellest, kas teie toitumine ja mikrobioom koos töötavad. Jällegi, nagu ma ütlesin, ei ole oluline see, et kui palju teil erinevaid bakterid on, vaid see, mismoodi nad koos töötavad, mismoodi juuakse koos protsessi. Ja siin on nagu väga head tryptofani allikad ja siin tuleb jälle valgud. Nii loomsed valgud kui taimsed allikad tuleb suurendada tryptofani allikaid oma menüüs, et seda koos IPA-ga tõsta. Ja mida parem see siis on, seda mõnusam jälle meie tervise näit on ja meil on hea olla. Ja kõht on kaua täis, süsivesikute isu kaob ära ja tasakaal on olemas, võin teil täiesti kinnitada, et väga palju inimesed seda juba on kogenud. Nüüd me jõuame järgmise sellise näiduni, kus on miinus ja pluss koos ja siin on vaja madalamaks. No stress peab olema madalam, loogiline, eks ju. See on hästi huvitav, et kui tryptofani hulk on veres kõrgem, siis ta ei lase meil seda negatiivset küneariini toota nii palju. Ja siis tänu sellele, kui meil küneariini on vähem, on meil ka siis palju parem hormonaalne ja virgatsainete tootmine ja väheneb ka siis oksidatsioon ja immuunstress. Ühesõnaga, tryptofani kasuks tuleb teil nagu süüa asju. Ja elustiil on taaskord stressi vähendamine, kvaliteetne uni, regulaarne liikumine, vähem ülitöödeldud toite ja süsivesikuid. Kas pole lihtne?
nii, ja nüüd. Nüüd hakkavad tulema lahendused, et kuna see test andis teile kindlasti aimu sellest, et meil on ülioluline kiudainete olemasolu menüüs, mis on kõik taimsed allikad. Näete, siin on näha, mulle tundub, et mingi paastuperiood hakkab, et me unustasime kõik loomsed valgus ja panemata peale siis piimatoodete, aga see ei tähenda, et loomseid valke ei tohiks süüa. Piimatootedest me saame valke, me saame, siin on fermenteeritud toidud, siin on hästi polüfenoolide rikas, kiudainete rikas menüü, probiootiline menüü ja siis siin on X-tendi koostis, mis samamoodi saab toetada inimesi, kui inimesed ei söö piisavalt polüfenoole ja meie õli toetab hästi palju ka meie soolestiku olukorda ja kurkumiin, piperiin koos, meil on olemas oma täiesti selline seede tervist toetav lisa, kes ei ole sellega veel tutvunud, siis kindlasti tutvuge. Ja Synobiootik ja Viva on nüüd kaks asja, millele ma nagu rohkem peatun. Synobiootik on kiudainete segu, siin tuli hästi palju oli kiudainetest juttu, et need paranevad. Kindlasti, kellel ei ole testid head, soovitan väga lisaks tavatoitumise muutmisele, elustiili muutmisele võtta juurde kiudainete segu. Ja üks hea nipp on Vivaga. Ja Vivaga me nüüd siis oleme praktiseerinud sellist asja, see on siin Viva, see on safrani baasil, siis närvisüsteemi lõdvestaja ja võib-olla te panite tähele, et kõik näidud on seotud sellega, kas teil on parasümpaatiline närvisüsteem ja Viva on see, mis lõõgastab teie aju ja närvisüsteemi, annab sinna toitaineid. Kui iga toidukorra alguses öelda endale, ma olen rahulik, ma olen lõdvestunud, mul on hea olla, siis teie aju hakkab seda uskuma, isegi siis, kui te seda ei ole. Piisab tegelikult ajule anda signaal, et kõik on korras, kõik on hästi. Te võite võtta ennem söögikorda Viva, see aitab kindlasti kaasa. Te võite ennem söögikorda kuskil, ma ei tea, pool tundi näiteks enne teda võtta kiudainet, see tasakaalustab ära veresuhkru, annab jällegi signaali, et kõik on korras, joote ära see rahulikult, ütlete, et kõik on korras, kõik on hästi. Et te saate niimoodi luua omale heaolu. Ja nüüd ma mõtlen nii, et ma olen seda rääkinud päris palju, mulle tundus see nii lihtne, see tundus tegelikult nii keeruline teema ja nii lihtsalt rääkida, kui võimalik, ma proovisin seda, ma ei tea, kas see mul välja tuli, eks te mulle pärast ütlete. Aga kui te praegu mõtlete, et oot, mida ta nüüd siis ikkagi rääkis, et okei, ma olin Pärnus, laval oli valgenahaline, keskealine, tumedapäine naine ja rääkis, et soolestik ja aju on seotud uitnärviga ja mul on vaja süüa palju värvilist toitu, kiudaineid, mul on vaja põletik maha võtta, ma pean olema rahulik, ma pean hästi magama, ma pean liikuma. Kui te seda kõike mäletate veel praegu, siis teil on pikaajaline mälu. Siin on päris hästi. Aga kui te mäletate seda, et laval on keegi naine, ta rääkis midagi ka sellest mingitest soolestiku asjadest ja midagi ta seal rääkis ja ta nägi, ta hääl oli selline, siis ta nägi välja selline, pole hullu, siis teil on väga hea lühiajaline mälu, pole hullu. Aga kui te võtate vastu otsuse, teete selle analüüsi ja saate vastused, siis on teie ajus transmitterid omavahel koostöös, nad on midagi juba kuulnud selle testi kohta. Teil on juba eeltöö tehtud ja aina lihtsam on rääkida inimestele, kellel on mingisugusedki mälestused, seosed tulnud, kas või sellest, et keegi kuskilt rääkis natuke selle teemal. Nii et ma annan teile lootust, et kui see testi rääkimine hakkab, siis te mäletate sellest rohkem ja saate sellest tänu sellele tänasele kuuldule palju rohkem aru, sest ajukeemia töötab nii, et ta on seotud meil ja meil on juba olemas seal igasugused seosed, mida me oleme saanud kõhus signaalidena aju ja vastupidi tagasi.
et see kõik on ainult kasuks. seega, nüüd palun hingake rahulikult, et teil mingi kõht rahuneks. ja ma näen, et siin saalis on üks keskealine valgenäoline mees, kes väga tahab seda testi saada. ma loen praegu tal täiesti, tal on see 1,5 kilogrammi aju. Natuke rohkem soolestik on väga tühi praegu, kuskil on 30. jah, ma toon selle testi sulle. aitäh mind kuulamast.